ma ise tõmban ka metsikult igast kraami kogu aeg, App Store'ist alla ja igalt poolt. Mul käib õudne värk. Nii et tead, see alla tõmbamine on juba lahe värk. Aga mis ma tahtsin rääkida sellest järgmisest loost, et see on üks minu personaallemmikutest. Ja täna õhtul on iga meie ansambli liige valinud oma lemmiklaulu siia kontserdi sisse. Ja mina olen valinud selle loo, mille me teile järgmiseks esitame ja ma loodan, et minu laul võidab. Sest et elu on Eurovisioon, inimesed. Laul peab võitma, mitte ei ole lihtsalt niisama, et on laul, vaid laul peab võitma ja kui laul ei võida, siis on see, ma ei taha öelda, väikseid lapsi ka, aga ikkagi halb lugu. Läksime järgmine kontsert äkki panema kuidagi need saab veel hääletada ka lugu eest. Saab SMS-e võite saata. Siis see lugu, mis võidab, seda me järgmine ei, mul on parem mõte. Teate, meil on Fatsebok olemas. Laikige meid. Teeme niimoodi, et kõik need, kes nagu praegu, kellele meeldib see lugu, mis on minu lugu, need laigivad praegu. Ja siis need, kellele meeldib Urmase või Erksi või kellegi teisel, need laigivad hiljem. Ja siis me loeme pärast kokku, et millal on laigid tulnud ja siis me kuulutame võitja välja ja mis siis saab? Ja midagi ei saa. See on internet. Ja see on õnn ja rõõm on elu lõpuni tagatud. Ei, see, kes võidab, see võib hakata üksinda käima kontserdil. No, muidugi. Kui meesterahvas võidab, siis tal on luba naisele öelda, et mina ei pea tulema. Jah, just näiteks. Ühesõnaga, igaüks teeb omale priisi ise. Ja ma väga loodan, et minu laul võidab, sellepärast, et suure Eurovisiooni sõbrana ma tahan alati, et minu laul võidaks. Sa puhised. Rendi välja sulle. Mis asja? Laula. Okei. Auto tuule klaasi peal